Väga austatud proua president, härra president, proua president ja kohalviibijad, teadlased ja teadushuvilised. Tere tulemast konverentsile 21. sajandi suurimad väljakutsed. Konverents leiab aset koostöös noorteadlastega välismaal ja Eestis ja Eesti Teaduste Akadeemiaga. Mina annaksin tervitussõnad üle Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia presidendile Els Heinsalule. Tere, head uut aastat kõigile! Meil on hea meel teid siin näha, eeskätt noori teadlasi, kes on siia tulnud välismaalt, kes on oma jõulupuhkust pikendanud, planeerinud nii, et te saaksite siin osaleda täna. Ja me arvame, et see päev tuleb väga edukas, oluline, et te loote uusi kontakti siin vanade sõpradega, aga ka noortega, keda te veel ei tunne. Ja selle konverentsi pealkiri on 21. sajandi olulised, kõige tähtsamad väljakutsed. Täna räägitakse palju energiast, räägitakse tervisest, aga ka sotsiaalteadustest, humanitaarteadustest veidi. Ma väga loodan, et teil tuleb väga huvitav päev ja et te tulete siia ka tagasi järgmisel aastal ja et teist saavad edukad Eesti teadlased, kas siis Eestis või väljaspool Eestit. Kena päeva teile! Aitäh! Järgmised tervitussõnad annab edasi siis Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Austatud Eesti Vabariigi president, head teadlased, ükskõik, kus te juhtute töötama Eestis ja välismaal. Selle 2 aastaga, mis on möödunud selle seltskonna eelmisest kogunemisest siin saalis, oli mitmed asjad muutunud, aga mitmed ka samaks jäänud. Et vast kõige olulisem muutus on see, et teie põlvkonna tublid esindajad on moodustanud Noorte Teaduste Akadeemia. Just aasta tagasi kogunesid selle asutajaliikmed ja selle kogu olemasolu on juba Eesti teadusmaastikul selgelt tunda. Et mitmed teemad, mida vanem põlvkond on vältinud ja probleemid, mille olemasolu administraatorid on eitanud, on toodud valguse kätte lauale diskussiooni aluseks. Ja see on suurelt tealt teie töö tulemusena ja see on selgelt näha ajalehtede veergudelt, ajakirjade lehekülgedelt, igapäevalehtedest kuni Riigikogu toimetisteni. Ime küll, nende probleemide üle on täiesti võimalik professionaalselt arutleda. Nende seas on mitmed valusad aspektid, olgu see teadlaskarjääri temaatika, mille asjalik korraldamine mitte ainult annaks teadlaste parimale osale töökoha ja perspektiivikindluse, vaid on iseenesest riigi konkurentsivõime üks tugisammastest. Või siis teadusinstitutsioonide organisatsiooni kultuur, mis kipub muu ühiskonna kiirest arengust maha jääma. Eks me samas näeme ka, et mitmed murekohad kanduvad aastast aastasse ja on nii-öelda ajatud. 2 aastat tagasi tsiteerisin Euroopa Liidu teadusvoliniku Carlos Moedast. Ta oli just öelnud, et kõige ootamatum aspekt tema töös oli asjaolu, et teadlased alahindavad oma teadmisi, analüüsivõimet ja sellele kaasnevat mõju. 2 aastat tagasi oli meil vähe heas mõttes põrutavaid teadusuudiseid, eriti selliseid, mis oleksid kuulunud maailma kõige uhkemate sekka ja astunuks kannale Arvo Pärdi loomingule ja kuulsusele. Nüüd on meil taolisi järjest. Aastal 2016 kuulus Eesti Biokeskuse tööde tsükkel populatsiooni geneetikast ajakirja Science arvates maailma 10-15 kõige sädelevama saavutuse sekka. Eelmisel aastal jõudis Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi teadlase akadeemik Hillar Aabeni lahendusele tuginev teadusvideo ajakirja Science aasta 2017 viia 6 kõige populaarsema teadusvideo sekka.
See rõõmustab ja paneb ka kohustuse. Uuesti tsiteerides Carlos Moedast. Carlos Moedas rõhutas, et teadlased ei tohi ennast kõrvale hoida, kui nad näevad probleeme, olgu teadusmaastikul või ühiskonnas. Teadlased peavad olema nähtavamad ja kuuldavamad. Nad peavad ühendama oma hääle, kui vaja. Nad suudavad mõjutada ühiskonda, majandust ja poliitikat palju rohkem kui praegu. Carlos Moedas kirjutas, et kui teadlane kõneleb, siis inimesed kuulavad. Ja kui teie kõnelete, siis sobitub paika järgmine tükk meie ühiste teadmiste vundamenti ja jääb vähem ruumi eksituste jaoks. Head konverentsi! Ja nüüd annaksin sõnajärje üle Eesti Vabariigi presidendile Kersti Kaljulaiule. Tere hommikust, head noored teadlased ja head soovid teile alanud aastaks, sest ma tean, et teil on uudishimu ja visadus teaduslikku tõde otsida ja teha õigeid valikuid nii teaduses kui oma isiklikku elukaart kujundades. Ja muidugi palju õnne teile ka, sellepärast et õnnelikul juhusel on, nagu me teame, teaduses oma oluline roll olemas. Suur osa inimkonna ees seisvatest väljakutsetest sellel sajandil minu arvates on endast märku andnud ja on päris põnev, kuidas me kõik koos neid väljakutseid lahendama asume. Selge on see, et teie tööl on siin oluline roll ja me tegelikult täna ei tea, kes on teist see teadlane, kelle töö tulemusi näiteks 20-25 aasta pärast tsiteeritakse Postimehes suure imestusega, et ohoo, kas sellised teadussaavutused siis tõepoolest, mis tänast maailma oluliselt mõjutavad, said alguse Eestist. Ja ma arvan, et nii nagu ka Ahto Puldasel ja tema uurimisrühmal täpselt samamoodi ka teil, mõnel võib-olla tulebki väga kaua oodata seda aega, kuni suur päevaleht teie töö tulemustest räägib. Aga lõppude lõpuks see ei olegi kõige tähtsam, sellepärast et mõjutanud on ju nende töö meid kõiki, nagu me teame, ja üllatusega avastavad lihtsalt kaaskodanikud juba pikka aega. Meie suured väljakutsed ilmselgelt sellel sajandil on tehnoloogiaga seotud, aga mingil määral isegi sellega, et inimesed ei usu, et tehnoloogiast võib tulla midagi muud kui puhast apokalüpsist. Et võtame näiteks rohelised tehnoloogiad ja meie energiasalvestusoskused, meie oskus kas või Eestis minna üle rohelisele energiale. Et ilmselgelt ei ole siin ruumis kedagi, kes kahtleks, et aastaks 2030, kui me seda tahaksime, siis võib-olla transpordilahendused välja arvatud, aga muus osas võiksime me toimetada täielikult taastuvenergia baasil, kasutades ära neid ühendusi, mis meie ümber on, luues mõne juurde ja õppides ka oma elektrivõrku targalt käitama, et mis võimaldaks ära nihutada, eks ole, tipukoormusi. See on täiesti loogiline, see on täiesti tänasel tehnilisel tasemel tehtav, aga kui sellest rääkida väga paljude Eesti avaliku elu tegelastega, siis nende jaoks on see mingisugune tuuleveskimeeste jama, sest nad lihtsalt ei usu, et selline võimekus tegelikult on juba loodud ja et see ka mahuks praeguste hinnatasemete alla. Et see on minu arust üks hästi suur ja põnev väljakutse kõikidele teadlastele, et kuidas ikkagi kiiremini veenda inimesi selles, et teadusest võib olla ka väga palju kasu kiiresti, kui me suudame selle ära kasutada. Ärakasutamiseks mida on vaja? Ärakasutamiseks on vaja loomulikult lubavat seadusruumi. Mulle meeldib inglise keeles öelda selle kohta kasutada sellist peaaegu militaarset terminit nagu permissive legal environment. Et ilma sellise lubava seadusruumita need asjad ei juhtu ja kuidas meil kujuneb lubav seadusruum ainult seda kaudu, kui teadlaskond suudab oma mõeldud mõtted viia seadusandjani. Meil on nüüd loodud Riigikogu juurde ka väikene mõttekoda, mis tegelikult tegeleb nende küsimustega, nii et ma arvan, et nendest võib edaspidi kasu olla selleks,
et kas või see nimetatud näide kiiresti ära lahendada. Enamasti näevad inimesed teadustulemusi ja see tekitab nendes hirmu, et me meenutame siin mõned nädalad tagasi, ka Eestis Novaator kirjutas sellest, et tundub, et meie universum võib olla kokku põrganud mõne teise universumiga. Ja see tekitas tegelikult sellist tohutut paanikat, sest tegelikult inimkond ei ole absoluutselt valmis kohtuma sellega, et kuskil on keegi veel ja iga selline uudis loomulikult tekitab koheselt tohutuid spekulatsioone, et aga äkki ikkagi ongi keegi veel. No meie teame, et oleks tore, kui oleks keegi veel, sest et juhul, kui me selle planeedi oleme tuksi keeranud, siis oleks hea teada, et kuskil on mõni veel, mis võib-olla on, mille asukad on ta juba tuksi keeranud, mis on taastunud ja kuhu meie võiksime siis minna, eks ole. Aga enamuste inimeste jaoks on see kohutavalt hirmus asi. Või siis võtame teise eelmise aasta lõpus, ilmselt on see uudis vanem, aga kui sellest kirjutas majandusajakirja Economist, siis teavad seda kõik inimesed, eks ole, et nüüd siis suudavad inimesed asendada ühte DNA aluspaari, tümiini vist, eks ole, ja tehisliku aluspaariga ehk me suudame luua DNA-d, mis on täielikult eristuv sellest DNA-st, mida loodus ise suudab luua. Siiamaani me oleme ju elanud teadmisega, et me ei tee laboratooriumites mitte midagi sellist, mis looduses ei võiks ise juhtuda. Ja ka see tekitas inimestes tohutut hirmu ja paanikat selle ees, et mis võiks juhtuda. Üks eriti põnev sektor on, mis tegeleb ikkagi maailma lõpuliselt selle teadustööde tulemuste praktikasse viimise ohtude kirjeldamisega ja ma arvan, et see on koht, kus ma paneks teile ka kõigile südamele, et minu meelest me peame vaatama, et ka Eesti avalikkuses arutataks sellel teemal natuke väiksema sellise tunnelnägemisega, kui on tehisintellekti üle arutlevas seltskonnas, eriti kui see pärineb Silicon Valley'st ja mitte laboritest levinud. Et ma kirjeldan teile natukene seda nende nägemust, et ma juhtusin kuulma sellist lugu tegelikult, ma ei teagi, kas see on anekdoot või oli see päriselt ka nii, aga et närviline ajakirjanik kartes muidugi tehisintellekti ja tema tuleviku saavutusi, küsib spetsialisti käest, et aga mis siis saab, kui tehisintellekt tõepoolest on olemas ja suudab luua meist targemaid isendeid väga kiiresti ja siis intellekti vend ütles, et tead, ei ole muret, et vaata gorillasid. Mis pärast gorillasid? Vaata, meie ju hoolitseme gorilladest päris hästi, et meil ei ole tegelikult häda mitte midagi. Ja siis ta läks mingi teise AI venna juurde ja teine AI vend ütles, et ei, et gorilla on täiesti vale analoog, et õige analoog on tegelikult sipelgas. Miks on sipelgas? Sipelgas sellepärast, et vaata, et kas meie tegeleme sipelgaga muidu, kui ta meile tuppa ronib või püksisäärde läheb. Ei tegele sipelgaga. Sipelgaga tegeleme meie hulgast ainult need üksikud isendid, keda huvitab sipelgate uurimine. Et mis asja me arvame, et see tehisintellekt, et miks ta peaks teistsugune olema, et loomulikult sipelga ehk meiega hakkab tegelema ainult ühine osa tehisintellekti, keda lihtsalt huvitab meie uurimine. Et see on ainuke põhjus, miks nad võiksid meile tähelepanu pöörata peale selle, et me ei tohi neile püksi ronida ja tuppa minna. Ja siis ta läks kolmanda venna juurde, kes ütles, et osaliselt on see muidugi õige, see sipelga analoogia, aga teiselt poolt ei maksa ka liialt muretseda, sest miks peaks üks tõeliselt intelligentne olend, kelle jaoks meie oleme umbes nii rumalad, nagu me ütleksime ühe dekaadi jooksul ühe sõna, väga palju meie vastu huvi tundma, et loomulikult mõned isendid siia jäävad tegelemaks sellise algelise olendiga nagu inimene, aga enamus ei pea mingit, ei arva, et see planeet oma suhteliselt kitsikuse, vähe energiaressurssi, eks ole, tehisintellekti ilmselt tarvitab palju energiat, ei ole mingit põhjust arvata, et nad siia jäävad, et siia jäävad ainult mõned üksikud, et meil ei ole tegelikult tuleviku pärast tehisintellekti aspektist üldse mõtet muretseda, et suurem enamus leiab neist märksa paremaid oleskelukohti mujal universumis. Ja see tundus mulle päris hea anekdoot ja nali, aga siis õnnestus endal ka kohtuda nende inimestega, kes nüüd tulevad tehisintellekti poolele, siis ütleme, ettevõtluse poole pealt, Silicon Valley inimesed. Ja nende nägemuses ongi niimoodi, et nad nimelt ei pane tähele, et inimkond on ammu võimeline iseennast hävitama tehnoloogia toel.
ja nad näevad selles midagi täiesti unikaalset ja täiesti erakordset selles tehisintellekti ohus. Nad kirjutavad artikleid, mille sarnaseid me kindlasti võisime leida ka 50. 60. teadusajakirjadest, kus kujutati ette, kuidas esimesel võimalusel loob keegi mingi bakteri, mis veevärki sisenedes meid kõiki ära hävitab, eks ole, või loomulikult tuumariskid, mida samamoodi on kirjeldatud. Ja nad tõsimeeli arvavad, et see niimoodi on, eks ole. Et minu meelest tuleks oluliselt laiendada selle seltskonna, kes tegeleb digitaalsete tehnoloogiatega nagu arusaamist sellest, et nad tegelikult teevad küll midagi unikaalset, aga selles mõttes mitte nii unikaalset, et inimkonnal on olnud palju kordi ja kogu aeg on ja iga päev ja siin teie hulgas on inimesi, kes võiksid luua mõne organismi, mis meid kõiki kiiresti nagu likvideeriks, eks ole. Aga mingil põhjusel seda ei ole juhtunud, et tegelikult on üsna tõenäoline, et ka tehisintellekt ei kujune meile tegelikult suureks ohuks. Ja loomulikult tuleks ka laiendada seda arusaamist, et masin, mis on meist mõne nurga pealt targem, isegi kui ta tundub olevat mõtlev, siis tõenäoliselt ikkagi seni, kuni tal tekib täielik kognitiivne spekter ja võime analüüsida suurt pilti, nagu meie ütleme, et see on ikkagi suhteliselt keeruliselt saavutatav, aga vaadake, selleks peavad inimesed aru saama, et selline suur pilt üldse on olemas, et väga paljud inimesed tegelikult seda ei näe. Et ma näen, siin on üks hästi põnev arutelu koht, kus teadlased saavad toetada tegelikult väga tugevaid insenere, kes lihtsalt mõtlevad väga kitsas tunnelis. Ma täna näen, et see on üks selline põnev nurk, mida ma tahtsin teiega jagada, kus päriselu, kus arenev tehnoloogia puutub kokku küsimustega, millele tegelikult teadus on varasemalt pidanud keskenduma, aga mis igapäeva inimese nagu seljaajus, kui ta mõtleb, puudub, et selles mõttes oleks hästi hea, kui teadlased räägiksid nendel masinate ja tarkade masinate teemadel hästi palju kaasa. Aga juhuks, kui teie hulgas on siin sotsiaalteadlasi, siis midagi selles tehnoloogilises arengus tegelikult mind ikkagi väga häirib ka siin lähi paarikümne aasta võtmes, mida ma tahaksin, et võib-olla ka Eesti teadlased analüüsiksid, sest minu arvates on see väikerahvastele tegelikult nagu tähtsam küsimus kui võib-olla teistele. Ja see on see, et mida targemad on masinad, seda rumalam tegelikult kannatab olla inimesel. Kuni sinnamaani välja, et elementaarsete oskuste tase alaneb ja muutub, sellepärast, et asju teevad masinad, et mälu ei ole enam kellelgi, eks ole, milleks? Ei ole vaja mingit mälu. Masinad üha rohkem suudavad ka teha asju, mis tegelevad mõtlemisega, otsida võõras linnas teed, eks ole. Et üha vähem on meil endal vaja teha isegi kõige lihtsamaid käelisi toiminguid, et meil on kõigil need elektri pealt käivad orjad, eks ju, arvutatakse, et umbes niisugune 100 orja per capita kindlalt, eks ole, mis elektri pealt käib, meil ei ole vaja osata ei triikida, ei õmmelda, mitte midagi ei ole teha vaja osata. Et käelised tegevused nagu täiesti hajuvad ära. Sellega kaob ka suur kogus sellist, inimese teadmist praktilisest matemaatikast ja füüsikast, mida ta ei ole õppinud kuskil koolis või ülikoolis, vaid ta on õppinud oma vanaisa käest puunikerdusi tehes näiteks, eks ole. Et see kõik lahkub inimkonnast. Et veel enamgi, me võime võtta täiesti hästi haritud professionaalsed tegevused, võtame projekteerijad ja arhitektid, et vanasti pidi iga projekteerija ja arhitekt suutma arvutada maja nii, et ta püsti püsib, eks ole. Nüüd ei pea, et nüüd on mingi väike kogus projekteerijaid ja arhitekte, kes on selle tarkvarasse valanud ja kõik ülejäänud peavad seda lihtsalt kasutama. Esialgu me veel nõuame inimestelt oskust, et nad suudaksid seda programmist välja tulnud tulemust kontrollida, et äkki on rippmenüüst midagi valesti läinud mingi tugevusnäitaja mingi materjali puhul. Aga üsna varsti ma arvan, et on ka nagu seal peer review moment on automatiseeritud niimoodi, et põhimõtteliselt tavaline arhitekt, tavaline projekteerija tegelikult ka kaotab selle professionaalse oskuse, mida me oleme talt oodanud, et see on minu jaoks hästi suur küsimus, et mis saab, kui inimene jääb rumalamaks kogu aeg. Masinad targemaks ja inimene rumalaks, et kuidas me seda lahendame, et me võime küsida, et on ta üldse rumalam, kui ta kasutab nutikaid tehnoloogiaid, aga minu meelest siiski oht on, et on see start ja stopp nupp ja rippmenüü on nagu oluliselt vähem kui see, mida varem eeldati selleks, et igapäevase eluga hakkama saada näiteks 20. sajandi teisel poolel.
et kuidas inimesed vähemasti vigu ära tunneksid. Ja ma tõin näite tehnoloogia valdkonnast, aga täpselt samasuguseid vigu teeb ju ühiskond ja ühiskonna mustrid, et kuidas ära tunda, et meie ühiskonnas on tekkinud mingi muster, mingi viga, mis näiteks viib meid, miks mitte teise maailmasõja eelsesse olukorda, mis viib meid olukorda, kus mingi idee nimel oluliselt piiratakse, vähendatakse vabadusi. Et see ei ole teoreetiline küsimus ka teile, et ega teadusvabadus ei ole ka garanteeritud täpselt nii nagu loomevabadus või meediavabadus või arvamusvabadus. Et vabadustega tuleb kogu aeg iga päev tegeleda, see on äärmiselt oluline teema, aga kuidas sellega tegeleda, kui suur osa inimkonnast põhimõtteliselt elab toetatud elu, tehnoloogiast toetatud elu ja ei pea tegelema igapäevaselt mõtlemisega. Ei tehnilises aspektis ega ühiskondlikus aspektis. Et me oleme mingeid samme nüüd viimastel aastatel, paaril aastal on astutud ja ka hakkab jõudma praktikasse. Facebook tegeleb iseenda ümberkonfimisega, eks ole, niimoodi, et inimestel ei tekiks enam tunnet, et nad ei tea kedagi, kes tunneks kedagi, kes mõtleks teisiti, eks ole, et mingisuguseid selliseid muudatusi tehakse, aga ma arvan, et see üks asi ei lahenda seda probleemi. Ja see tegelikult, see võimetus aru saada lihtsatest asjadest on jõudnud sinnamaani, et ma toon teile tegelikult täiesti opaka näite viimasest nädalast, et sotsiaalmeedia alustes toimus nagu reaalne arutelu selle üle, et kas Vabaduse platsil olin mina või oli see hologramm. Ja mis oli põhjus? Põhjus oli see, et ma olin järgmisel hommikul kell 9 Viinis. Ütleme, normaalne inimene tšekkab lennuplaani ja ta näeb, et läbi Riia oli võimalik jõuda nagu Viini kella 9 hommikul, eks ole. Aga mitte keegi ei vaevunud sellist vaevarikast liigutust tegema nagu lennukite sõiduplaani Tallinna lennujaamast vaatama, vaid nad genereerisid nagu tohutu arutelu, eks ole. Ja see elas päris kaua enne, kui ta ära suri, enne kui keegi nagu sekkus ja ütles, et kuulge. Et see minu meelest see näitab, et tegelikult ühiskonnas on mingisugused mustrid, millega me peaksime tegelema lihtsalt sellepärast, et me nagu tarkade tehnoloogiate kasutajatena inimesena ei muutuks ja ei jääks kohutavalt rumalaks. Et ma ei tea, mis see vastus on, aga mina ei ole ka teadlane, jumal tänatud, et teie olete meie teaduse tulevik ja ma arvan, et see on hästi oluline. Miks ma ütlesin, et see on olulisem võib-olla väikestele riikidele? See on sellepärast lihtsalt, et kui maailmas on ma ei tea, ütleme miljard hindut, et kui nendest on 90% populatsioonist tegelikult toimib ainult tehnoloogiast toetatuna, sisuliselt elab nagu kogu aeg tehnoloogilise sellise elushoidmise süsteemi küljes, oletame, et nad jõuavad selleni ühel päeval, siis on ikka veel päris palju mõtlemisvõimelisi hindusid ka, aga meid on 1,3 miljonit, eks ole, et kui meil tekib selline olukord, siis meil jääb järele 100 000 inimest või veel vähem, eks ole, kes viitsib veel mõelda tavapärastes kategooriates. Et ma üldse imestaks, kui ühel hetkel kellelegi siin maailmas oleks tohutu üllatus, et kui ta aknast välja astub, siis ta kukubki ennast surnuks. Et see võib sinnani minna ja me peame päris palju mõtlema, kuidas sellega tegeleda. Et see on selline võib-olla natuke futuristlik lähenemine sellele, aga ma arvan, et lähemal see ei ole väga kaugel. Et me ei jõua täna tegeleda isegi sellega, et töö iseloom muutub ja töö tegemine muutub ja töö asukoht muutub ja geograafia kaotab tähendust ja riigid ja ütleme, sotsiaalsed süsteemid ei jaksa täna tegeleda isegi nagu nende tagajärgedega, eks ole, et arutame siin, et kas maksustaks roboteid ja mismoodi edasi minna ja kas ikka inimestele jätkub tööd, kui masinad teevad kõik töö ära. Aga see ei ole peamine, et see on minu arvates tegelikult selline olmeline, et peamine on ikkagi see, et mida teha, et me ei jääks rumalaks, et kuidas inimkond seda vastutust suudab kanda, et see on teie käes. See on teie käes, see ei ole mitte kellegi teise käes, et noored teadlased on ainsad, kes suudavad niisugustele küsimustele vastata. Ja loomulikult ma loodan, et ka sellel aastal, mis on Eesti jaoks 100. juubeliaasta, siis kui väga suur osa ühiskonnast paratamatult kipub vaatama tagasi, et mis on olnud, siis ma loodan, et teie aitate meil vaadata pigem edasi. Mina tahaksin sellel aastal pigem rääkida sellest, mis tuleb, kui meie kuulsusrikast minevikust, ükskõik mis valdkonnas. Olgu see siis teadus, olgu see siis haridus, olgu see siis ka meie riiklus ja omariiklus. Et me ei saa vaadata tulevikku, kui me pöördume oma igapäevases diskursuses pidevalt tagasi selle juurde, et kuidas see eelmisel sajandil
asjad olid ja otsime siis sealt neid paralleele. Et minu arust selle heaks näiteks on see sulguv konservatism, mis me näeme täna, et ühiskonnas, et tal on laiem kandepind kui näiteks 15 või 20 aastat tagasi. Et kõheldakse liberaalsetes demokraatlikes väärtustes ja minu arvates see kõhklus tuleneb ka sellest hirmust tuleviku ees, et maailm on lihtsalt nii õudne. Parem ärme vaata, paneme aknad kinni, paneme uksed kinni, ärme vaata, et loodame looja peale, eks ole, õudselt aitab muidugi. Ja tõmbume iseendasse, püüame seda maailma muutumist kuidagi endast eemal hoida. Aga muidugi, samal ajal seda kõike tehes meie majandus kasvab mühinal, eks ole, ja me oleme ikka endiselt eksportiv turg, eks ole. Me näeme, kui palju selles tänases ka meie ühiskonnas toimuvas diskussioonis on ütleme, vastuolusid ratsionaalse mõtlemisega. Ja me peame nagu sellega tegelema kõik need, kellele meile on kallis ratsionaalne mõtlemine, ilma selleta ei saa olla liberaalset demokraatlikke väärtusi ja ilma liberaalsete demokraatlike väärtusteta ei saa jälle mitte kuidagi olla loomevabadust ja teadus on ka üks loomevabaduse vorm, nii et ma arvan, et ka selles diskussioonis tuleb noortel teadlastel kaasa lüüa, selles avatuse, suletuse, mineviku ja tuleviku. Et hea näide, võib-olla viimane näide, et tegelikult ju meie eelmise suve laulupidu mille pealkirjaks lõpuks sai Mina jään. Selle algne loosung oli Noored juured, mis on hoopis midagi muud. Eriti neile, kes on loodusteadusliku taustaga, eks ole, mis on päris huvitav, sest et selle kontseptsiooni väljavõtleja Rasmus Puur seda ju ei ole. Üks asi on evida oma noort ja kindlat juurt, mis on kuskil kindlas kohas, kuskilt alguse saanud, kuskilt ankurdunud ja siis rahulikult lennata. Ja teine asi on panna uks ja aken kinni ja jääda kinni kuhugile. Minu meelest üsna oluline nüansi erisus, et mina olen väga uhke selle üle, et meie teadlased töötavad Eestist kaugemal. Kui ükskord meile tuleb Nobeli teaduspreemia, siis see võib ka täitsa vabalt tulla nendele teadlastele, kes on võib-olla Eestis töötanud ainult mõnes ülikooli laboris teisel kursusel, eks ole. Et mina olen väga uhke kõikide eestlaste üle. Eestlus ongi hargmaine rahvus ja tuult meile kõigile tiibadesse. Aga muidugi alati tere tulemast tagasi koju. Vahest on Eesti teadusruum see, mis oma kaleidoskoopi pöörates annab just noortele ootamatu võimaluse tulla siia, luua kiiresti oma teadusrühm, oma laboratoorium. Euroopa Liidu vahendid on seda paljudele noorematele professoritele minu arvates ka pakkunud, et nad on saanud siin väga head töötingimused, et ma usun, et ka edaspidi selline muster jätkub. Et rahvusvaheline teadusruum, kus me oleme väga konkurentsivõimelised, pakub võimalusi ka teha teadust kodukamaral, sest siin on lihtsalt nii hea elada, nagu kõik need, kes siin parasjagu ei ela, väga hästi teavad. Jõudu teile!